me vaatame seda, kuidas kristlik perekond on peegeldus Jumalast ja tema evangeeliumist. Ja kui me mõtleme sellest hetkest, kus evangeelium meisse talletub, kui me esimest korda kuuleme seda kristlikku sõnumit, siis me hakkame üllataval viisil muutuma. Ma olen nii palju lugusid kuulnud sellest, kuidas inimesed ütlevad, et jah, ta leidis Kristuse ja siis ta oli teise suhtumisega, ta rääkis meiega teistmoodi, ta käitus teistmoodi, tegi teistsuguseid valikuid ja me näeme, kuidas evangeeliumil võib olla selline üllatavalt muutev ja kasvatav vägi. Ja kui me teame seda, et Jeesus elas, suri ja tõusis üles mitte selleks, et mitte muuta meie elu veidi talutavamaks, lihtsalt, et natuke oleks parem elada siin, vaid ta tõusis, ta suri ja tõusis selleks, et muuta meid tegelikult täielikult oma näo järgi. Et meie võiksime mingis mõttes saada selleks, mis originaalis Jumal meie jaoks planeeris. Nii et, aga kuidas me siis näeme seda perekonnas? Pauluse kirjas, tegelikult ennem kui ma lähen isegi Pauluse kirja juurde, see ettevalmistusprotsess juba selleks, et teiega perekonnast rääkida, ma mõtlesin, et mida ma teile piiblis siis räägin. Kui ma vaatan ühte perekonda teise järel piiblis, siis tundub, et 90% nendest lugudest on seda, kuidas mitte olla perekond. Aga lõpuks mul õnnestus leida üks väga huvitav kirjakoht, mida ma olin ennem juba ise oma peas nagu mõelnud, et midagi sarnast võiks see sõnum olla. Ja siis ma vastasin, kuule, selline kirjakoht on piiblis ka olemas, mis oli minu jaoks selline ahaa ja lahe moment. Nii et Pauluse kirjas Efeeslastele, peatükk 6, salmid 1-4. Seal siis Paulus keskendub sellele, kuidas Kristus muudab lapse ja vanema suhet. Ja kuidas Kristus võib seda muuta. Aga peredest rääkides me teame, et sellega võib esile kerkida palju selliseid keerukaid teemasid ja loomulikult me ei saa kõiki neid täna siin lahata, aga kui selle jutluse käigus tuleb teil mõtteid või mälestusi meelde, mille pärast te tahate palvetada, siis meil on olemas koguduse vanemad Meeri ja Joonas ja ka mina. Te võite tulla meie juurde, me saame koos palvetada. Me saame rääkida nendest teemadest, mis teil selle jutluse käigus ka võivad üles tõusta. Nii et pered, nad toovad meile palju rõõmu, aga nad võivad ka meile tuua palju valu siin maailmas. Ja ma arvan, et meil on võimalik uskuda, et Kristus võib maailma muuta ja muuta universumit, kuid siiski kahelda tema võimekuses muuta meie pereelu. Kuid selline mõtlemine tegelikult piirab Jumalat. See tähendab, et oleme valmis uskuma Kristuse lunastusse ainult mingi piirini ja siis me peatume. Arvame, et Jumal seda küll ei saa kuidagi muuta. Me ei pruugi seda öelda kui sõnadega välja, aga meie teod ja ka meie nagu valikud võivad väljendada seda sama kahtlust Jumala võimekuses muuta midagi, mis meile nii isiklik ja midagi, mis meile nii lähedal. Nii et mina siis olen meie tänase kirjakoha valguses mõtisklenud päris palju sellele teemale ja sellest, kui paljud meist tegelikult lakkavad uskumast Kristuse lunastusse, kui asi puudutab meie peresid. Ma olen seda ise näinud oma pere keskis, kus hetkedel, kus tekivad tülid või vaidlused või lahku kasvamised, inimene mõtleb, ma ei tea, ma ei näe selles Jumalat ja ma ei tea, kuidas Jumal saab selles olukorras midagi ära teha. Aga kui paljud meist usuvad, et Kristus tegelikult võib muuta meie peresid. Et ta võib ulatuda ka meie elutubadesse, meie abieludesse, meie suhtesse meie lastega või meie suhtesse meie vanematega. Kristus on kutsunud meid ennast järgima. Ja osa sellest järgmisest tähendab maailma missioonile minekut.
aga osa sellest järgimisest on tegelikult koju jäämine. Ja elamine nii, nagu oleks Kristus tõeline sinu enda kodus, sinu pere keskis. See on eesmärk, mida Paulus püüab oma kirjas siin esile tuua. Inimesed, kes elavad kodus Kristuse järgi. Ja milline on siis nende perekond? See pole lihtne. Ja ma tean seda väga hästi, kuna olen oma pere keskis selline, kes üllatab vahest inimesi. Et nad on minuga sõbrad, nad teavad, kuidas ma olen ja kes ma olen, aga siis nad näevad, kuidas ma suhtlen oma pere keskel. Nad näevad minu trotsi ja minu põikpäisust ja nad näevad minu nagu sellist paindumatust minna kaasa või luua rahu oma perekonnas, sest meil on kõigil armid, meil on kõigil mingid minevikud, millest me kinni hoiame ja see võib lammutada meie peresuhteid. Nii et võib-olla oled ka sina sarnaselt minule väga halb oma peresuhetes vahest. Aga Kristus on siin just selleks, et meil aidata seda muuta. Seega annab meile tänane piibli lõik meile 2 ülevaadet tegelikult pereelust. Üks siis laste perspektiivist ja teine lapse vanema perspektiivist. Ja tal on ootused nende mõlema jaoks. Esiteks, kristlikud lapsed armastavad siis, kui nad austavad oma vanemaid. Ja kristlikud vanemad armastavad Jumalat oma lapsi Jumalas juhendades ja õpetades. Need on need 2 asja, mis selles kirjakohas üles tulevad. Me ei ole veel kirja kohta lugenud, aga te kohe kuulete. Nii et pöördume siis Efeslaste kirja 6. peatükki ja me kõigepealt vaatame esimest 3 salmi. Lapsed, olge kuulekad oma vanemaile issandas, sest see on õige. Austa oma isa ja ema. See on esimene käsusõna tõotusega, et su käsi käiks hästi ja sa elaksid kaua siin maa peal. Mida see tekst siin tähendab? Kui Paulus kasutab siin tekstis sõna lapsed, siis tema räägib küll väikestest lastest, kes on alles perest sõltuvad, kes elavad kodus nende vanemate hoole all ja neil ei ole väga kuskile mujale minna. Kuid ma usun, et see laieneb tegelikult meile kõigile. Kui oma vanemate lastele, meil kõigil on mingit vormi vanemad, kui mitte bioloogilised vanemad, siis võib-olla lihtsalt eeskujud, kes meid on üles kasvatanud, julgustanud ja juhtinud siin elus. Aga ühtlasi see kehtib meile ka kui koguduse perele. Niisiis, see on meie Jumala sõna tegelikult kõigile täna, kui ta ütleb seda, et kuuletagu oma vanematele issandas. Ja võtmesõna siin esimeses salmis on kuuletumine. See on see, mida siin rõhutatakse. Kuuletuda tähendab nii kuulmist kui ka kuulmisele reageerimist. Idee seisneb siin selles, et kui tuua näide, siis võib-olla, et keegi koputab uksel. Sa kuuled, et keegi koputab ja sa lähed ja sa avad selle ukse sellele inimesele. Ta kuuleb ja siis ta tegutseb vastavalt sellele kuuldule. Ja see on mingis mõttes kokkuvõte sellest, mida tähendab kuuletuda. Aga kuulekus pole ju üldse lihtne, on ju? Te olete kõik seda kogenud, ma arvan. See on mingis mõttes katkestus meie korrapäraselt planeeritud elule. See tähendab, et me peame kuuletumiseks midagi ära tegema. Sageli midagi, mida me ei taha teha. Väga tihti just perekonnas kipub olema midagi, mida me ei taha teha. Kuid selles tekstis on midagi enamat kui lihtsalt pime kuuletumine kellelegi käsule või sõnale, et nüüd tee. Jumal ei palu lastel kuuletuda ainult kuulekuse pärast, et lihtsalt olla kellegi uksematt. Vaid kui me pöörame tähelepanu esimese salmi lõpule, siis siin on öeldud sõna kuuletu issandas. Ja see on kõik selle Pauluse sõnumi võti nendes salmides. See tähendab, et kuulekus, mida lapsed oma vanematele kristlastena näitavad, on nende kuulekus tegelikult Jumalale. See on viis teenida Jumalat. Kui nad püüavad Jumala käsu kohaselt kuuletud oma vanematele,
siis püüavad nad sellega järgida Jumalat ja kes Jumal on. Ja mingis mõttes see valmistab neid ette ka järgima Jumalale siis, kui nad juba suuremad on. Paulus lisab veel, et kuulekus on õige. Aga miks on meile õige? Miks on õige kuuletuda lapsel? Sest tegelikult, kui me juba ka maailmas ringi vaatame, siis ükskõik kuhu me ka maailmas ei läheks, on vanematele kuuletumine mingis mõttes sotsiaalne norm ja juba oodatud käitumine, et sa peaksid vanematele kuuletuma. Kuigi ma tean mõningaid kultuure, üks minu sõbranna rääkis sellest, kus nad kasvatavad üles oma lapsi selle mõttega, et lapsed õpiksid vaidlema, küsitlema ja katsuma läbi kõike, mis neile öeldakse. Nii et mingites kultuurides näeb juba natukene sellist erinevust ka, aga keskmiselt oodatakse siiski kuulekust oma vanematele. Kuid sellele on veel sügavam põhjus. Ja enamus meist on juba mingis mõttes seda kuulnud ka ja seda kirja kohta lugedes võib-olla läks lamp põlema. Lapsel on õige kuuletuda oma vanematele, sest see on seotud paljudele juba tuntud Vana Testamendi 10 käsuga. Ja see on mingis mõttes selline moraaliseadus, millest on inspireeritud paljude meie rahvaste õigusseadused ja üldse seadused selleks, kuidas inimesed omavahel peaksid suhtlema. Nii et kui me pöörame uuesti oma pilgud teise salmi juurde, siis seal on öeldud, austa oma isa ja ema. Ja kui sa märkad seal neid jutumärke, siis see on sellepärast, et nad tsiteerivad otseselt 10 käsu seast 5. käsku, mida me võime siis ka lugeda 2. Moosesest ja ka 5. Moosesest, kus kõik 10 käsku on välja toodud. Ja selle tsitaadiga nihkub ta mingis mõttes kodus elavatest väikestest lastest meie eludesse, meie kõigi eludesse. Sest 10 käsku on midagi, mis seob meid kõiki ja mis kehtib meile kõigile. See on 10 käsku on siis nagu hea elu põhistruktuur või vundament, millele ehitada, millele Jumal on algusest peale meile rajanud. Ja kuulekus on usalduse ja austuse märk neile, kes on mõeldud selleks, et meid armastada ja juhatada, meid läbi elu juhtida, läbi meie tõusude ja möönade, mis elus läbi käivad. Jumala missioon laste jaoks on usaldada ja austada oma vanemaid, sest see ühtlasi peegeldab usaldust ja austust Jumalale. Ja kui me vaatame selle sulgudes olevat fraasi selles samas teises salmis, siis ta jätkab sellega, et see on esimene käsusõna tõotusega. Millise tõotuse ainele, et kui ta austab oma vanemaid, kui ta kuuletub oma vanematele, mis siis juhtub? Ja siin ta ütleb, et su käsi käiks hästi ja sa elaksid kaua maa peal. Mida see veel tähendab? Kas see tähendab, et meil on võimalik kuidagi pikendada oma eluiga, pikendada oma aastaid siin maa peal? See tähendab seda, et vanemate austamine kui tegelikult lihtsalt see, et ma saan pikema elu ära teenida. Mõnel imelisel, nüüd tuli õigesti, mõnel imelisel lapsel on tegelikult kahjuks traagiliselt lühike elu. Ja me teame seda, et meie elu pikkus ei olene sellest, kui hästi või halvasti me oleme kuuletunud oma vanematele, kui hästi või halvasti me oleme See poleks austus, kui seda tehakse millegi saamise eesmärgil. Siis oleks tegemist tegelikult pigem nagu sellise meelitamisega. Meelitamine on see, kui ma ütlen või teen midagi selleks, et võita teist enda poolele või et saada midagi head selleks nagu vastutasuks oma heale käitumisele. See pole austus. Austus on teise austamine sellepärast, kes ta on, mitte sellepärast, mida sina selle. Samas kui meelitamine keskendub ise endale. Näiteks, kui su vanemad ütlevad, et ei tohi tänavale joosta ja sa ei kuuletu ning astud teele auto ette, siis sul ei pruugi olla väga pikk elu, kui sa sellisele elementaarsele käsule ei kuuletu või ei näita austust Jumala reeglitele. Aga samas meil on sellised lood millegi vähem dramaatilisega.
kui see on lood lihtsalt üldise sõnakuulmatusega või lugupidamatusega oma vanemate vastu, kas meil siis läheb elu hästi? Sest tegelikult need on kõik aastad, kus me ehitame üles mingit mõttelaadi, mingit lähenemist Jumalale ja autoriteedile kohati. Kui me lükkame juhised, ei õpi me elama head ja pikka elu. See ei kingi meile lisa-aastaid, aga see õnnistab neid aastaid, mis meil on. Mitte sellepärast, et meie vanemad oleksid kuidagi geeniused, kellel on kõik vastused olemas ja nad valmistavad meid ideaalselt ette selleks, mis on tulemas, vaid sellepärast, et meie kuulekus vanematele treenib kuulekust Kristusele ja kui me ei suuda järgida Kristuse armastuse seadust, läheb elu elamine väga raskeks siin maa peal. Jumal kutsub väikesi lapsi kuuletuma ja ka meid, et õpetada meile austust tulevikus. Meie vanemad võivad meid kasvatada ebatäiuslikult, aga samal ajal nad võivad kasvatada meid õigesti. Nüüd, meile, kes me oleme juba suured, enamus siin saalis, meie nagu selline Jumala ülistamisviis ei ole peamiselt kuuletumine. Kuidas meie siis saame austada oma vanemaid? Meie vanemate austamine võib võtta teisi vorme ka, see ei pea olema tingimata kuulekus. Mõne jaoks on see lihtsam kui teise jaoks. Mõned vanemad ei ole just eriti auväärsed ja kuigi Paulus räägib kristlikule perele, on väga raske teada, kuidas seda käsku rakendada siis, kui oled kasvanud peres, kus ei ole hoitud üle kristlikke väärtusi või kus sul on vanemad, kes väidavad, et nad on kristlased, aga need samad väärtused ei peegeldu sinu kodus või ei eksisteeri sinu kodus. Ja esimese Moosese raamatus me näeme tegelikult ühte sellist juhust, kus on lugu ühest purjust isast, Noast, kes enamusele on tuttav, kes on väga häbiväärses seisundis ja selle asemel, et tema laps teda austaks ja tema eest hoolitseks, läheb ta ja jagab avalikult oma isa pahategusid, naerdes ja mõnitades teda. Samal ajal, kui ta vennad läksid isale appi ja katsid ta diskreetselt tema kaitsmiseks kinni. Ja siin me näeme seda erinevust, kus isa ei olnud ära teeninud austust ega armastust. Aga see me saame oma sees teha ja anda ja tekitada. Me võime sageli sama vea teha oma eludes, kus me võtame oma vanemate vead ja avalikult hakkame neid lahkama või kurtma ja mingis mõttes tõmbama vaipa alt ära oma vanematelt selle valu pärast, mida nad on meile põhjustanud. Kuigi me peaksime tegelikult neid toetama ja nendega neid asju läbi rääkima ja võib-olla abistama oma vanemaid selles olukorras, et austada seda, et nemad on inimesed. Ja kuigi nad on vigu teinud inimesed, siis Jumal armastab neid ja Jumal armastab ka meid. See võib olla raske oma vanemaid austada, kuid nendes salmides ei pane Jumal vanemate käitumise tingimuseks austust, vaid ta ütleb, et austama kristlikku isa, ta ei ütle siin, et austama kristlikku isa ja ema, vaid ütleb siin hoopis seda, et austa oma isa ja ema. Ja siis ta lisandab siia juurde selle austa oma vanemaid issandas. Ja see ei ole mitte vanemaid issandas, vaid on see austa issandas oma vanemaid. Ja see on hoopis teistsugune suhe, sest see tähendab, et meie austus meie vanematele on seotud meie suhtega Jumalaga, mitte nende suhtega Jumalaga. Ja see kasvatab meie perekonna pilti. Kristus ei pruugi muuta teist inimest ega meie suhet. Kuid isegi, kui ta ei muuda meie vahelist soojust meie ja oma vanemate vahel, siis ta muudab meid, mis paneb meid reageerima teistmoodi. Kui Jumal kutsub meid oma vanemaid austama, teab ta muidugi, et mõnda vanemat on väga raske armastada, mõnda on raske imetleda, mõnda on raske üldse aktsepteeridagi oma vanemana, kuid see on siiski võimalik oma vanemaid austada, isegi kui neid on raske armastada, imetleda või aktsepteerida. Sest kui Jumal seda käskis,
annab ta võimaluse ja jõu meile ka sellele kuuletuda, sellele käsule, mis ta on andnud. Ja kui sa austad oma vanemaid, siis ära ole üllatunud, kui tegelikult sinna juurde tulevad ka need armastuse, imetluse ja aktsepteerimistunded, mida sul varem ei olnud. Neid ei pruugi sul praegu olla, kuid Jumal saab nad sinu sisse tuua ja luua. Ja paljude jaoks on vähemalt võimalik, et põhjus, miks me ei tunne oma vanemate vastu nii, nagu me peaksime, ei ole see, et meie vanemad oleksid mingid koletised, vaid sellepärast, et me oleme mõlemad katkised. Ja me ei ole veel Kristus sellesse suhtesse sisse lasknud. See oli mingis mõttes vähesemal skaalal, võib-olla kui ma siin jutluses räägin minu kogemus minu vanematega, kus mul oli tunne, et me räägime eri keeli ja ma ei osanud tunda seda armastust, mida nemad minu vastu tundsid. Ja ma ei osanud neid vastu ka sellepärast armastada, sest meil oli tekkinud mingi barjäär vahele. Aga see hetk, kui Jumal õpetas mul mõistma armastust enda vastu ja näitas mulle, kuidas mina saan teisi armastada, siis vaikselt see jää hakkas sulama ka minu ja minu vanemate vahel. Võib-olla nemad seda üldse kunagi ei tajunudki, võib-olla nad ei teadnudki erinevust, aga minu jaoks oli tohutu erinevus, sest mina õppisin nägema seda, kuidas minu isa mind armastas, kuidas ta väljendas armastust nähtamatutel viisidel, mis enne oli läinud mul täiesti üle pea, aga nüüd on nii ilmselgelt, punaselt mulle ette värvitud ja tehtud ja ma tean, kui palju ta mind armastab. Ja samamoodi minu emaga. Nii et kuidas me siis saame austada oma vanemaid? Paljudel meist võivad olla vanemad, kes ei ole näidanud üles oma armastust, nii nagu ma rääkisin oma isast, sest mingis mõttes see on meie Eesti kultuuri tavapära, et me ei kasuta seda sõna armastama või et ma armastan sind või sa oled minule kallis. Vahest me ütleme seda, et sa oled kallis, aga armastamine kuidagi on nagu selline intiimsem sõna ja me ei kasuta seda oma laste puhul. Aga Jumal kutsub meid nüüd tegema seda esimest sammu. Oma vanemate austamine võib tähendada seda, et me ei hoia oma armastust tagasi oma vanematelt. Ühtlasi me võime ka andestada oma vanematele. See ei ole lihtne, kuid Jeesus ei kutsu meid elama kerget elu, vaid täisväärtuslikku elu. Ning ta on lubanud meiega olla ja meid aidata terve tee, mis me siin maailmas kõnnime. Nii et meie kibestumine ja meie solvumine ei ole just kõige parem näide meie vanemate austamisest. Nii et me saame seda ümber pöörata selleks, et Jeesus meid vabastab nendest negatiivsetest tunnetest. Küsimus on lihtsalt selles, kas sina lased seda teha? Kas sa lased Jumalal lahti siduda need negatiivsed emotsioonid, mida me oma vanemate vastu võime tunda? Sul on võimalik ka loobuda vajadusest nende heakskiidu järele, mis võib olla tegelikult väga suur mürk meie elus. Sest kogu heakskiit, mida igatsed ja kogu heakskiit, mida sul tegelikult kunagi üldse vaja on ja kogu heakskiit, mida sul igavikuks on vaja, siis selle on võimalik leida Kristusest. Tema juba kiidab sind heaks. Tema juba armastab sind. Evangeeliumi Jeesuse elus seda hetke, kui Jumal tema isa murdis läbi pilvede, ta ütles, see minu armas poeg, kellest minul on hea meel. Ja tead, evangeelium ütleb, et see sama sõnum, see sama taevane isa on sind samamoodi omaks võtnud. Ja need samad sõnad kehtivad sinule samamoodi kui temale. Aga nüüd oleme materdanud lapsi küll. Paulus rääkis siin ka vanematega, mitte ainult lastega. Ta annab juhised ka kõigile lapse vanematele, kuidas tema näeb, et kristlik lapse vanem võiks olla ja suhelda ja kuidas tema võiks suhelda. Nüüd me vaatame siis 4. salmi ja me loeme sealt edasi. Ja teie, isad või emad, ärge ärritage oma lapsi vihale, vaid kasvatage neid juhatamises ja õpetusega issanda tahte järgi. Jumal kutsub siin vanemaid oma lapsi kristlikeks juhtideks kasvama.
Lapsi ei saa otseselt kristlaseks kasvatada. See on iga otsus, mida inimene peab tegema oma südames. Kuid sa saad neile teha lisaks Jeesuse lihtsamaks, siis Jeesuse armastamise oma kodus. Sul on võimalik tuua evangeeliumi rõõmu oma 4 seina vahele, oma elutuppa. Jumal on sinu ja sinu laste jaoks rohkemat varuks, kui lihtsalt rutiinne töö, kool, puhkamine ja meelelahutus. Tal on sinu pere jaoks nii palju armu ja hiilgust ja ülistust varuks. Meie probleem on tihtipeale C.S. Lewise kuulsate sõnade järgi öeldult, et me oleme liiga lihtsalt rahul sellega, mis meil on mingis mõttes. Me lepime nende mudakookidega, kuigi mudakookid on ka väga tore, nende valmistamine on tore tegevus ja lõbus ka. Aga samal ajal me võiksime hoopis minna näiteks puhkusele mere äärde ja mängida liivaga ja ujuda. Nii et me liiga lihtsalt lepime selle kesise olukorraga, kui Jumalal on rohkem meile varuks. Paulus alustab oma juhendit vanematele siin mingis mõttes negatiivse käsuga. Ta ütleb, et ärge ärritage oma lapsi vihale. Praegu ei pruugi me küll elada nii, nagu nad 1. sajandil elasid, mis oli suhteliselt tume elu, kus vanemad võisid vabalt oma lapsi peksta ja orjusse müüa, kuigi ma olen kindel, et nad väga ka armastasid oma lapsi ja enamus ei teinud seda. Aga lapsed olid mingis mõttes samal tasemel loomadega. Ja neil oli sama väärtus kohati, kui mõnel karjaloomal võib-olla, natukene kõrgem, madalam kui naine, aga natuke kõrgem kui koduloom. Nii et võite arvata, et lapsel ei olnud just väga kerge elu tol ajal. Ja sellepärast Paulus rõhutab siin, ärge ärritage oma lapsi vihale. Ta kutsub siin üles täpselt seda sama põhimõtet, mida ta kutsus lapsi üles. Austa teist inimest. Ta ütleb oma vanemale või sellele lapsevanemale siin, austa ja armasta seda last. Ära tee talle haiget oma sõnadega. Kuidas selline vihastamine siis üldse juhtub? Ühest küljest võivad vanemad olla ju natuke liiga karmid ja see võib tekitada seda vihkamist. Nad võivad anda tarbetuid käsklusi, olla liiga rasked või lihtsalt vahest õelad. Nad võivad olla kergesti pettunud ja ärrituda pisiasjade pärast, mida meie lapsed teevad. Me oleme kõik seda sama ärritust kogenud ja tundnud. Ja vanem ei pruugi hoolida lapse sellest õigest juhendamisest ja koolitamisest, nii nagu me näeme seda piiblis. Ja tegelikult ka piiblis on neid lugusid, väga palju neid lugusid, kus vanemad just niimoodi käituvadki. Näiteks meil on näide sellest, kuidas kuningas Saul kasvatas oma lapsi. 1. Saamuli raamatus 20. peatükis oli pereõhtusöögil ja Saul märkas, et Taavetit ei olnud kohal, kes ei olnud tema poeg. Aga Taavet pidi olema seal laua taga. Ta küsis oma pojalt Joonatanilt, et kus Taavet on. Joonatan aga teadis, et Saul oli Taaveti peale vihane ja kavatses Taaveti ära tappa. Mis, ütleme nii, et kui teema puudutab kuulekus, siis sellele sa kuuletada väga ei taha. Nii et ta oli aidanud Taavetil õhtusööki siis vältida ja ära põgeneda. Joonatan tegi selles kohas õigesti, et ta ei kuuletunud mingis mõttes oma vanemale. Kuid Saul ei hoolinud sellest ja tema tahtis, et Joonatan lihtsalt kuuletuks tema nägemusele elust ja maailmast. Saul ütles siis oma pojale, et sina vastu hakkaja ja häbi oma emale. Nüüd, kui te seda kirja kohta ise loete, siis te saate aru, et ütles palju räigemalt, aga mina ei taha seda ei teie ees ega lindile öelda. Nii et te võite seda ise piiblist lugeda, kuidas tema oma pojaga suhtles. Ja seejärel käskis Saul Taaveti enda ette tuua, et ta saaks Taaveti ära tappa. Ja kui Joonatan küsis ja küsitles siis oma isa, et mida Taavet oli teinud, siis tema isa reageeris sellega, et ta viskas oma poja suunas oda. Ma loodan, et meie seda kõik oma perekondades ei tee. Kahvlid ja noad ei lenda. Ja nii me näeme, kuidas Joonatan tõusis ägedas vihas selle laua tagant. Ja kui te minu käest küsite, siis mina ütleks, et see on täiesti õigustatud viha. See on nüüd väga ekstreemne näide sellest, kuidas meie endi karmus võib tekitada pikaajalist ja mõjutavat viha meie laste eludes. Me ise võib-olla kunagi seda otseselt ei kogeks,
Aga kui tihti me kaotame ise nagu enda valitsuse ja sünnitame tegelikult oma laste südametes seda viha ja valu, mis tuleb ebaõiglusest ja sellest, et me ei ole austanud seda, et nemad on inimesed, neil on süda. Aga vanem võib ka teistpidi viha alustada lapse südames. Ja see võib-olla isegi, ma arvan, et tuleb kergemini kui see teine variant. Kuigi see vist oleneb sellest, mis peres sa oled üles kasvanud ja mis pere taust sul on. Aga vanem võib ka olla liiga leebe. Ja seda näidet me näeme 1. Moosese raamatus 37. peatükis, kus Jaakob kui isa mingis mõttes ebaõnnestus. Me rääkisime täna Jaakobist päris pikalt juba hingamispäeva kooli piibli uurimises ka. Ja mis tema probleem siis oli? Ta oli oma poja Joosepi suhtes liiga leebe. Ta armastas oma poega Joosepit rohkem kui kõiki teisi oma lapsi. Ta eelistas teda oma teistele poegadele. Ja see tekitas viha ülejäänud poegade südametes. Ja see oli midagi, mis kasvas päev-päevalt, iga kord, kui Jaakob armastas oma ühte poega rohkem kui teisi poegasid. Kuni lõpuks see eskaleerus nii kõrgele, et need teised pojad võtsid ja müüsid Joosepi orjusse, et ta lihtsalt oma perest välja saada. Et nemad võiksid ka kogeda armastust, et nendel võiks ka olla väärtus. Nad lihtsalt said temast lahti. Ja asi on selles, et meie lapsi on tegelikult väga lihtne vihale ajada, sest nad on õrnad, nad on pisikesed. Ja me ei pea olema selleks kurjad nagu kuningas Saul või me ei pea selleks olema nii tugevalt eelistavad nagu Jaakob. Ja me ei pea tekitama just nii sügavat kahju. Aga kui me ei suuda oma lapsi kasvatada issanda majahoidjatena, neid elusid, mis meie kätte on usaldatud, vaid kasutame neid hoopis oma päevakava või emotsionaalse seisundi teenijatena, siis mingis mõttes on see viis, kuidas meie sünnitame laste südametes viha ja lahutame neid ka Jumalast. Aga kõik ei ole lootusetu, sest nagu ma ütlesin, siis selleks meil Jeesus ongi. Ja selleks oli Jeesus Sauli elus, selleks oli Jeesus Jaakobi elus, et pöörata need asjad ringi, et tuua valgust välja nendest suhetest. Kui meie laseme ja toome Jeesuse oma elu tuppa, kui meie kuulame neid Pauluse sõnu, mis Paulus meile soovitab, kus ta ütleb, et armastage oma lapsi, nagu mingis mõttes austage oma lapsi ja õpetage neid ja juhatage neid, siis me saame tuua issanda rõõmu endale koju. See tähendab, et meie kui lapsevanemad, kuigi mina ei ole lapsevanem, ma ütlen seda kui sellist retoorilist meiet siin, me peame olema kursis selle elurütmiga meie ümber. Ja mõtleme selle, kuidas me ehitame üles oma igapäevast nädalat. Kui suur tähtsus on Jeesusel meie pere elus? Kas kirik on hingamispäevane kohustus, mida siis ära tikkida oma nimekirjast, või on see reede õhtune ootus ja lootus? Kas koguduse kogunemisel osalemine sõltub laste sporditreeningutest või tuleb hoopis sellepärast helistada treenerile ja öelda, et kuule, et mu laps puudub seekord? Mis on meie prioriteedid meie perekonnas? Mis on need õpetused, mida meie oma lastele edasi anname? Sinu elurütmid kas tõestavad või lükkavad ümber Jumala tegelikkuse meie reaalsuses. Ega loe piiblit oma laste ees või kui sa koos nendega ei too pere keskisse regulaarselt ja avatud vestlust Jeesusest, ega kutsu kunagi teisi oma koju evangeeliumi eesmärgil, siis jäävad need 3 viimast kõige olulisemat sõna Pauluse õpetusest välja. Kus ta ütles, ma ei kopeerinud seda sinna, õpetusega issanda tahte järgi, kus kõik need õpetused ja reeglid ja asjad ja viisid, kuidas me elame, on issanda tahte järgi.
On liiga lihtne lasta elul end kontrollida, kuid kristlik vanem armastab Jumalat, austades oma lapsi ja armastades nende elu kingitust, juhendades neid Jeesuse järgmises. Kristlik vanem on aktiivne ja kohtleb oma last kui issanda vara, sest see on see, mis nad on. Nad on kalliskivid, mis me oleme saanud Jumalalt. Sa ei saa oma last küll päästa, nii nagu me selle alguses välja tõime, aga sa võid suunata teda tõelise päästja poole ning sa saad muuta päästja oma kodus tõeliseks. Nii et lõpetuseks siis. Paulus annab meile 2 juhist kristlikuks pereeluks, mis peegeldab meie suhet ka Jumalaga. Kristlikud lapsed armastavad Jumalat, kui nad austavad oma vanemaid inimestena, kellel on süda, tunded ja kes elavad. Ja samamoodi kristlikud vanemad armastavad Jumalat, austades oma lapsi ja nende õrnasid elusid, mis meie kätesse on antud, ning juhendavad ja õpetavad lapsi issandas, andes neile tunda seda armastust, mida Jumal on oodanud meilt ja pakub meile. Mitte kumbki neist üleskutsetest ei ole üldse kerged, aga kui me usaldame, et Jumalal on vägi muuta meid meie suhetes ja laseme ta oma pereelludesse sisse, siis tema saab aidata meil ülistada ja armastada Jeesust läbi meie perede ja sulatada need barjäärid, mis muidu tunduvad purunematud. Nii et see on meie esimene algatus sellesse seeriasse, kus võime näha seda, et meie peresuhted, kõige lihtsamad suhtlused meie ümber või sidemed meie ümber võivad olla otsene peegeldus sellest, kes on Jumal ja kuidas teda teenida. Amen.